Nüüd tagasi Iraaki ja selle võimaliku plaani juurde tuua BMF Iraagi relvajõudude alla. Et arutada rohkem on meiega liitunud nüüd Antifat Kanbar, kurdi kaitseaktsiooni nõukogu esimees Washingtonis ning ka endine Iraagi asepeaministri pressiesindaja. Antifat, kas see plaan tegelikult nõrgestaks Iraani toetatud relvarühmitusi või võiks see hoopis vastupidist teha ja neid hoopis legitimeerida? No ma toon teile ühe näite. Isikul, kes röövis Parisi ja Kittelsoni, USA ajakirjanikud, leiti olevat ametlik Iraagi valitsuse BMF-i töötõend. Nii et BMF on tegelikult kattevari nendele relvarühmitustele, kes on pommitanud Saudi Araabiat, Araabia Ühendemiraate, mõnikord Iisraeli ja enamasti Iraagi Kurdistani, oma enda riiki. Ja nad on pommitanud ka Iraagi rajatisi, näiteks Bagdadi lennujaama. Ma arvan, et tegelik lahendus relvarühmitustele Iraagis on BMF-i laiali saatmine, sest BMF on kõigi nende rühmituste katuseorganisatsioon ja nad kasutavad BMF-i valitsusasutusena oma manöövrite tegemiseks. Lisaks, kui sa mäletad seda meest Muhammad Bakr al-Sadi, kes just kinni peeti ja New Yorki viidi, tal oli kaasas Iraagi teenistuspass, mis on VIP-pass. Samuti sai ta selle tõenäoliselt BMF-i kaudu. Seega tuleb rahva mobiliseerimisjõud ehk BMF ja Hayat Tahrir al-Shabaab laiali saata, et need relvarühmitused laiali saata. Vastasel juhul kasutaks Iraan seda segadust BMF-i ja nende relvarühmituste vahel usutava eitatavuse tagamiseks ning ka rünnakute alustamiseks piirkonna vastu Iraadist. Hiljuti tegi tuntud Iraagi šiidi vaimulik Muqtada al-Sadr avalduse. Ta kutsus kõiki Iraani-meelsete rahvamobilisatsioonijõudude BMF-i fraktsioone loobuma poliitilisest ja usulahulisest mõjust ning andma oma relvad üle riigile. Aga kui asi jõuab selleni, et BMF tegelikult laiali saata ja lahti võtta, siis mida see tegelikult nõuab ja kas Iraagi valitsus suudab seda teha? Nicole, tead ju isegi, nagu öeldakse, kogu poliitika on kohalik. Seid Muqtada al-Sadri avaldus, jah, see on hea avaldus, me tervitame seda, aga samal ajal tuleneb see tema enda huvidest, sest paljud neist kõrvalharudest, mis on need omapäi tegutsevad relvarühmitused, on põhimõtteliselt lahku löönud tema enda peamisest katusorganisatsioonist Jaish al-Mahdist. Ja ta on põhimõtteliselt vihane selle lahku löömise peale ning nad lõhestati Iraani poolt. Iraan kasutas seda alati. Jaga ja valitse doktriini, isegi šiiade seas. Ja seega on tal oma huvi neid gruppe laiali lammutada. Ja tal on ilmselt ka huvi näha Iraaki stabiilsemana. Aga see on taas probleem. See läheb kaugemale sellest, et Muqtada al-Sadr teeb positiivse sammu, visates relvad maha või saades valitsuse osaks, nagu ta ütles, kuni emaorganisatsiooni BMF-i laiali saatmiseni. Ja Ameerika Ühendriikidel ma ei usu, et neil on selge poliitika, kuidas nad kavatsevad BMF-i laiali saata. Ma kirjutasin artikli ajalehes Washington Examiner, kus ma üksikasjalikult kirjeldasin protsessi või vähemalt pakkusin välja protsessi, kuidas me saaksime strateegiliselt BMF-i laiali saata. Ja muidu ma ei usu, et president Trumpi rahu ja heaolu plaan, mis ühendab Lähis-Ida, õnnestub, kui Iraagi valitsuse palgal on BMF-is $250,000. Aga Iraan, kui nad tunnevad, et BMF-i ähvardatakse, kuidas nad võiksid sellele Iraagis reageerida? No olgu selge, Nicole, ma ei pea sulle seda ütlema. Iraan juhib BMF-i mikrotasandil. Iraagis on umbes 50 niinimetatud Iraagi nõunikku ehk IRGS-i nõunikku. Nad juhivad sisuliselt neid rünnakuid. Nad juhivad rünnakuid Saudi Araabia vastu, millest üle poole tuli Iraagist, mitte Iraanist. Nad juhivad rünnakud Kurdistani vastu ning kasutavad BMF-i ja BMF-i sees olevaid relvarühmitusi oma huvide edendamiseks ja Ameerika Ühendriikide liitlaste ründamise kaudu USA-le surve avaldamiseks. Seega ei ole BMF tegelikult üldse Iraagi valitsuse ega ülemjuhataja, kelleks on peaminister, kontrolli all.
See on seotud Ghaani Qudsi vägede ja IRGC-ga ning seda rahastab Iraak. See topeltmäng peab lõppema ja me peame nägema, et BMF kaob lõplikult. Kui palju mõjuvõimu on Washingtonil praegu Iraagi üle sellistes küsimustes? Oleme kuulnud palju valjuhäälseid avaldusi Washingtoni administratsioonilt, kuid kui palju mõjuvõimu neil tegelikult on nende muudatuste elluviimiseks koha peal? Ma ütlen sulle ühte, Nicole. Ameerika Ühendriikidel on Iraagis rohkem mõjuvõimu kui tõenäoliselt ühelgi teisel riigil maailmas. Iraagi naftaraha läheb New Yorgi föderaalreservi. Seega saavad Ameerika Ühendriigid selle rahavoo hõlpsasti peatada. Samuti kaitsevad Ameerika Ühendriigid Iraaki luureinfovahetuse, sõjalise toetuse ja ka Iraagi majanduse toetamise kaudu. Seega saavad Ameerika Ühendriigid kasutada tohutut mõjuvõimu. Samuti võivad Ameerika Ühendriigid kasutada sanktsioone, nagu nad hiljuti sanktsioneerisid naftaministri asetäitja ja teisi, kes teevad koostööd Iraaniga ning varustavad Iraani rahaga. Nad võivad loomulikult kasutada ka sõjalisi vahendeid. Ja Iisrael võib samuti kasutada sõjalisi vahendeid Iraagis, et kõrvaldada või arreteerida relvarühmituste juhte, nagu juhtus Türgis Saudi Araabia kodanikuga, kes viidi New Yorki. Seega on Ameerika Ühendriikidel palju vahendeid, millega peatada Iraak ja laiali saata BMF. Ma ei usu, et selles suunas oleks mingit poliitikat, selget poliitikat, aga see peab tulema, sest kõik arvavad, et probleem on ainult Iraanis. Ma arvan, et probleem ulatub ka kaugemale kui Iraan, Iraani käsilasteni nagu BMF Iraagis ja Hezbollah teie piiril Iisraelis. Anti Fatkanbar, väga huvitav arutelu. Aitäh, et liitusite täna meiega I24 News Englishis. Hindame seda väga. Aitäh!